relvarahud on mingil määral ummikseisus USA ja Iraani vahel. President Trump toetab endiselt Pakistani kui peamist vahendajat Iraaniga, hoolimata teadetest, milles süüdistatakse Islamabadid topeltmängu mängimises, väidetavalt lubades Iraani sõjalennukitel varjuda oma lennuväljadel võimalike USA rünnakute eest. Pakistan idab neid süüdistusi. Kui temalt küsiti, kas USA peaks Pakistani vahendaja rolli uuesti kaaluma, vastas Trump. Ei, nad on suurepärased. Ma arvan, et pakistanlased on olnud suurepärased. Meiega liitub arutlema Hassan Pirzada, geopoliitiline strateeg ja välispoliitika konsultant. Nüüd, Hassan, miks on nii Washington kui ka Iraan kindlalt seda meelt, et Pakistan jääks peamiseks vahendajaks? Hoolimata nendest teadetest ja spekulatsioonidest, et Islamabad mängib vahekordset mängu ja on Iraani poolel, soovivad mõlemad riigid siiski, et Pakistan oleks vahendaja. Kuidas te seda seletate? Aitäh, et mind taas kutsusid, Nicole. Ma arvan küll, diplomaatiline olukord ja panused on endiselt väga kõrged. Ja kui vaadata mööda sellest negatiivsest pealkirjast ja laimukampaaniast, mis on viimase 48 tunni jooksul Pakistani vastu käivitatud, siis Pakistani loogika jääb endiselt väga tugevaks. Nagu sa õigesti märkisid, president Trump ütles alles eile, et pakistanlased on olnud suurepärased vahendajad. See on sellepärast, et Pakistan on praegu asendamatu. See on asendamatu vahendaja selles käimasolevas diplomaatilises pingutuses. Washingtoni jaoks pakub Pakistan ainsa usaldusväärse sõjaväele suhtlus- ja luurekanali Teherani. Praegu ei ole ühtegi teist, kellel oleks see kanal avatud. Ja Iraani jaoks on Pakistan naaber, kes pole allunud lääne maksimaalse surve taktikatele tead. Ning see muudab selle nende diplomaatidele turvaliseks kohaks, kus saab tulla ja läbi rääkida ilma hirmuta, et nad nurka surutakse. Ma tulen nüüd selle loo juurde, mille on meediasse toonud CDS Jim Lapota, selle loo autor. On väga oluline vaadata selle raporti allikat. Ta on varem vallandatud ajakirjandusühingust suure raporti vea tõttu Poolas, kui ta väitis, et Venemaa on alustanud rünnakut Poola vastu. Ja see oleks peaaegu vallandanud ülemaailmse sõja. Seega arvan, et nii kõrgete panustega diplomaatias tuleks sellistesse raportitesse suhtuda väga ettevaatlikult, eriti kui ajakirjanikul, kes neid esitab, on varasemalt kinnitatud ebatäpsuste ajalugu. Pakistan pidi aitama mõlemad pooled üksteisele lähemale tuua, aga Hassan, kui need kõnelused pole ikka veel tõelist läbimurret toonud, siis nüüd ilmuvad sellised raportid. Kas Pakistan on sisuliselt vahendajana läbi kukkunud? Nicole, ma arvan küll, minu arvates on diplomaatia harva sprint, see on maraton. Nii et selle piirkondliku sõja kontekstis näen ma selle sõjakonfliktide puudumist esimese edumärgina. Pakistan on endiselt relvarahu säilitanud ja Islamabadi kõnelused olid olulised aprillis toimunud relvarahu saavutamisel. Nii kaua, kui sõnumid liiguvad ringi ja diplomaadid lendavad ringi, mitte raketid, arval ma, et vahendus töötab. Ja ma arvan, et tõeline läbimurre võtab veel aega. Pakistan on edukalt hoidnud mõlemad pooled läbirääkimiste laua taga üle kuu aja. Ja ma arvan, et see on saavutus, millega ükski teine riik pole aastakümnete jooksul hakkama saanud. Nii et see võiks olla tuumasõda, mida Pakistan väldib mitte ainult selle piirkonna, vaid kogu maailma huvides. Diplomaadid, kes lendavad ringi rakettide asemel, on selles piirkonnas kindlasti hea uudis. Nüüd, Hassan, isegi kui USA president usaldab pakistanlasi, siis Iisraeli peaminister seda ei tee. Hiljutises CBS-i intervjuus väitis Netanyahu, et Pakistanis tegutsevad operaatorid juhivad sotsiaalmeedias botifarme, et püüda mõjutada Ameerika avalikku arvamust Iisraeli suhtes. Kas sa saad seda kuidagi täpsustada ja kas mõnes neist väidetest on üldse tõepõhja all? Ma olen selles osas väga otsekohene. See oli peaminister Netanyahu poolt strateegiline tähelepanu kõrvale juhtimine. Ta on silikule võtnud ainsa vahendaja Pakistani ja selle digitaalse usaldusväärsuse. Ma arvan küll, püüti külvata kahtlust Islamabadi erapooletuse suhtes ja ma näen seda kui tavalist taktikat. Kui kolmas osapool tunneb end rahuprotsessist välja jäetuna ja nende eesmärgid ei pruugi kattuda, siis nad võtavad sihikule vahendaja. Nii et ma pean seda väga halvaks katseks peaminister Netanyahu poolt
Pakistani suhtes. Nendes väidetes, mida CBS-is on esitatud, ei ole mitte mingisugust tõde. Ja ma arvan, et avalik arvamus USAs muutub tänu tegelikule ligipääsule teabele, mitte Pakistani botidele. Kõigil on juurdepääs sotsiaalmeediale. Seega Pakistani süüdistamine, et selgitada tõelist muutust ülemaailmses poliitilises õhkkonnas, oli peaminister Netanyahu poolt halb samm. Hästi, Hassan Dirzada, aitäh, et olite täna meiega i24 News Englishis. Me hindame seda.